Ja oleme tagasi järgmises saates. Tere tulemast kõigile. Ja see saade on natukene selline teise külje alt saade, ütleme niimoodi, sellepärast, et me räägime täiesti teistest asjadest, et tavaliselt ma räägin sellest, kuidas maailmas on kõik valesti, aga täna me hakkame rääkima, kuidas ma ei saaks öelda, et kinnisvaras on kõik valesti või midagi valesti, aga me ütleme nii, et puudutame seda päris põnevat teemat. Ehk siis minu vastas istub siis Oljana Kalson. Tere tulemast saatesse. Väga meeldiv. Võib-olla küsiks alustuseks üldse, see oli hästi huvitav, kuidas me üldse nagu hakkasime vestlema ja kuidas nagu sa siia sattusid. Et võib-olla räägid sellest. Jaa, tead, oli selline tunne, et mul on üks väga äge asi valmis saanud ja ma tahaksin, et sellest võimalikult paljud inimesed kuuleksid ja saaksid sellest kasu. Sest selle eesmärk on just lihtsustada paljude inimeste elu, kes on kinnisvara omanikud. Ja põgusalt ma tahaks ka seda teemat puudutada, kui me räägime sinuga kinnisvarast, sest sellest võib olla paljudele väga kasu. Millega sa üldse praegu tegeled või kuidas, mis täna nagu nii-öelda siis sinu elus toimub üldse või jah? Mind on nimetatud tippmaakleriks. Ma arvan, et see tiitel võib mulle külge ikkagi jääda, sellepärast, et need kogemused, nad ei kao ära. Aga hetkel ma tegelen maakleri tööga ikkagi natuke nagu kõrvalt. Ma ise kinnisvara objekte endale ei otsi, aga kui minu poole pöörduvad minu vanad kliendid või tuttavad soovitavad, siis ma võtan need objekti küll endale portfelli, aga otseselt sellist intensiivset maakleritööd ma ei tee, aga olen seotud kinnisvaraga küll ja pigem elan hetkel enda jaoks. Olen avastanud enda jaoks flippimise, mis on selline päris äge asi. Ja tegelengi sellise loovtööga, olen natuke nagu selline kinnisvara hunt kriimsilm, et teen natuke seda, natuke teist. Jah. No väga põnev selles suhtes, nagu, et mul on endal ka tegelikult väga palju selliseid küsimusi just kinnisvara koha pealt ja vaata, see on üks selline põhilisi asju ka, kuhu enamus inimesi tormavad vaata esimesi rahasid investeerima. Või no ütleme neid, üks usaldusväärsemaid kohti vaata. Et siis on ja, aga kuidas üldse sinul sai see nii-öelda siis, kuidas siia kinnisvarasse sattusid ja kuidas sa jõudsid selle tippmaakleri staatuseni, ütleme niimoodi? Jah. Ja mida üldse tähendab tippmaakler? No just. 2018 ma otsisin tööd. Ma olen 2 kõrgharidust omandanud ja mingi hetk ma olin töötu. Ma otsisin tööd, ma ei teadnud üldse, mis suunas edasi liikuda ja kuidagi juhtus nii, et minu poole pöördus ühe kinnisvarabüroo juht, üks suuremaid kinnisvarabüroosid Eestis ja pakkus mulle tööd. Minu jaoks oli see päris kummaline, sest mina ja kinnisvaras tol perioodil see oli 2 eri maailma. Ma enne näeks ennast kuskil balletitantsijana, kuigi ma ei ole baleriin ega balletti kunagi õppinud. Et kinnisvara lihtsalt oli niivõrd võõras teema minu jaoks, ma ei osanud isegi näite vaadata. Aga tuttavad ütlesid, tead Oljana, sulle võiks see sobida. Ma ise sellesse väga ei uskunud. Aga mõtlesin, ma annan võimaluse, et äkki on midagi sellist, mida teised näevad, aga mida mina ei pane tähele endas. Ja ma läksin kinnisvarabüroosse tööle, alustasin täiesti nullist ja mõtlesin nii, et ma annan endale 6 kuud, ma vaatan, kuidas mul läheb, ma pingutan, ma olen hästi järjekindel, et kui ma mingi sihi võtan ette, siis ma nagu tõesti pingutan selle nimel ja annan endast parima. Ja tead, huvitav asi juhtus minuga, et kui 2018 ma alustasin, siis 2022 ma sain Eesti ühes suurimas kinnisvarabüroos aastamaakleri tiitli. Ja see on selline suur asi, mis ütleme nii väga paljudele maakleritele jääb see unistuseks. Et 100 maakleri seast oli mina see, kes tõi kõige suurema käibe. Ehk ma töötasin ennast väga lühikese aja jooksul üles selliselt, et ma tõin ettevõttele kõige suurema käibe ja mis on märkimisväärne on see, et ma olen Tartust ja alati on siiamaani kõige suurema käibe ära teinud Tallinn.
sest Tallinnas on kõrgemad kinnisvara hinnad, järelikult ka maakleri teenus on kõrgem ja saab ka suuremat käivet. Nii et selline pisike väike Oljana tuli Tartust ja hopsti. Aga sinu põhilised nagu need kinnisvara müügid kõik olid siis Tartus või tegid Tallinnas ka? Ei, Lõuna-Eesti. Lõuna-Eesti. Ma toimetasin, selles on minu kodu lähedal, et mul ei ole mõtet Tallinnasse ronida, see on kaugel minu. Kas Lõuna-Eestis on nagu ka selliseid piirkondasid, kus kohas nagu on, ma tean lihtsalt, et kuna ma olen ise Lõuna-Eestist pärit, siis kas Lõuna-Eestis on sellised kohtasid ka, kus põhimõtteliselt saab nagu mingid sellised suvekodusid asju täiesti nagu pool muidu eest? Tead, ma küll ei teaks seda. Et ikka seal ikka vist turg? Ei, Lõuna-Eesti on selline koht, et väga hinnatud on ikkagi suvemajad ja sellise võileiva raha eest sa saad ikkagi mingisuguse täieliku panni, mida sa pead hakkama üles ehitama. Ja. Siis ma mõtlen just vaata, et kas need on need mingid Sillamäed ja need vaata kohad, nendes kohtades see on natuke teine teema, jaa. Ma kuskilt kuulsin, et kuskilt saab mingi 500 euro eest korterit, siis ma mõtlesin, et kuidas nagu. Okay. See on täiesti eraldi teema ja mul üks väga lähedane inimene aktiivselt tegeleb selle ostmisega ja edasimüümisega, mis on ka väga-väga põnev. Yeah. Aga ma tunnen, et võib-olla see mina isiklikult võib-olla sellega ei tahaks tegelda, sest seal on hästi palju sellist, see kontingent, kelle vahel see seal, kelle käes sa seda kinnisvara ostad ja kellele edasi müüd, see on ka nagu teatud kontingent, et võib-olla igaühele see ei sobi. Jaa. Kuidas üldse, mis on kinnisvaras sinu jaoks nagu kõige sellisem koht, nagu, et ütleme nii, et, nagu, et kui sa vaatad, et nagu sinu jaoks jääb arusaamatuks, miks selliseid asju nii tehakse või nagu, ütleme nii, et mis on sinu jaoks selline nagu veits kummaline asi, ütleme nii? Jaa, kinnisvaras on minu meelest väga halvasti reguleeritud inimeste õigused. Õigemini õigused on olemas, aga väga palju on sellist ebaausat käitumist. Kas nagu siis nende maaklerite firmade või nende poolt või müüjate poolt või kelle poolt? Tead, ma mõtlen üleüldse. Kogu see süsteem on minu meelest natuke lipalopa, et sa muidugi võid oma õiguste eest seista, aga kellel on seda raha, seda energiat ja neid teadmisi, on pahatahtlikud ostjad, on pahatahtlikud müüjad, on ka kinnisvaramaaklerid, kes ei võta oma tööd täie tõsidusega, aga on ka väga tublisid tegijaid ja mind on selles mõttes õnnistatud. Need inimesed, kellega mina olen koos töötanud, on väga eeskujulikud ja tublid. Aga kõrvalt ma olen kuulnud igasuguseid asju ja see on päris hirmus, mis toimub. Mis on kõige sellisem kreisim lugu, mis sa kuulnud oled? No, maakler võtab näiteks tagatisraha mitmelt inimeselt ja kaob ära. Selliseid asju toimub Eestis? Jaa, no tegelikult sellised, see on üks sellised. Kas need on nagu maaklerid mingite väikeste firmadega või siis nagu kuidas üldse või? Tead, ma ütleks nii, et maaklerid on täitsa tavalised inimesed. Ei ole sellist asja, et näe, halb maakler ja hea maakler. Maakler on inimene täpselt nii palju, kui meil on inimesed erinevad. Samamoodi on maaklerid, et kui sa lähed kinnisvara büroosse tööle, siis on ju väga raske välja selgitada, millised on sinu isikuomadused. Seal on tähtis see, et sa oled selline julge, aktiivne, aga alles mingi aja jooksul selgub, et milline on see sinu sisemine kompass, et kas sul on süda õige koha peal, kas sinul on selle empaatiavõimet, kui kohusetundlik sa oled. Näiteks mina kinnisvaras olen väga palju jätnud enda huve taha plaanile, sest ma lihtsalt näen, ma ei saa minna puhkusele 2 nädalaks, kui ma tean, et sellel inimesel on seda raha tohutult ruttu vaja, sest tal on vaja mingisugune asi välja osta, teine järgmine kinnisvara. Ma ei saa endal lubada seda. Aga see on minu probleem, mina olen seda tüüpi inimene. Et ma olen endale liiga teinud. Aga samas on see ka vaata, et nagu ma just tahtsin küsida nagu nii nendest tagatisrahadest ka, aga nagu on olemas, ma ise tunnen ka seda asja, et on olemas sellised kinnisvara maaklerid, kellele sa tahadki anda selle tagatisraha või nagu selle vahendusraha, et ta nagu sulle selle korteri näiteks organiseerib, mida sa üürida tahad. Aga samas on ka sellised kinnisvara maaklerid, kellele sa reaalselt ei tahagi maksta seda, vaata. Mis ma nagu selle all silmas pean ongi see, et nagu ma olen olnud reaalselt olukorras, kus kohas ma üürin korterit Tallinnas ja siis ma ei saanud isegi aru sellest,
pointist, et miks ma nagu kellegile pean mingi 1 kuu üüriraha maksma, et ta ei teinud mitte midagi, vaat. Ehk siis nagu, et see, kuidas öelda, see nagu tema töö ei tundunud väga olevat nagu selline asi, et kas sellist asja ka tuleb palju ette, kus kohast nagu on nii-öelda siis see, et sinu arvates nagu see, kes üürib just neid kinnisvaraist asju, et nad põhimõtteliselt pole tegelikult väga välja teeninud või pigem mitte? Kui sa said üldse sellest pointist aru, mis ma räägin? Ei, ma sain küll aru. Tead, see on lihtsalt välja kujunenud süsteem, et kui sa pöördud kinnisvarabüroosse, no tegelikult sa peaksid endaks lahti mõtestama. Kas sa tahad üldse asju ajada ise või sa oled valmis selleks, et sa maksad mingisuguse teenuse eest. Et pärast ümber mõelda on natuke nagu totakas, et maakler teeb oma töö ära ja siis äkki inimene otsustab, et aga ta ei ole seda väärt või ta on pool sellest väärt. Tegelikult sa ei tea, mis seal taustal toimub ja mis puudutab näiteks seda üürikinnisvara, siis see on välja kujunenud süsteem, et mina näiteks kinnisvara omanikuna, kui ma tahan endale leida üürnikku, siis mina pöördun kinnisvarabüroo poole ja minu win on nagu selles, et mina ei kaota mitte midagi ja maakler otsib mulle üürnikku ja üürnik maksab kinni selle lepingu tasu. Aga kas see ei ole nagu natukene selline pettus või selline skämm, et nagu, et üürnik maksab kinni? Ma mõtlen just sellepärast, et vaata, Soomes on nagu süsteem selline, et kui sina tellid teenuse ehk siis korteri omanikuna, siis sina maksad selle vahendustasu kinni, mitte üürnik. Aga Eestis on niimoodi nagu, et aga samas on jällegi see, et ega ka Hispaanias on niimoodi näiteks, et kui me võtame, et kui sa, või näiteks Poolas on ju, et kui sa tahad ikkagi korterit on ja siis nagu teatud Euroopa riikides on niimoodi, et sa ikkagi maksad üürnikuna need lepingutasud kinni, aga samas kas seadus ei ole selline, et nagu maksab see, kes tellib, vaata. Sellest nagu, ma ei tea seda asja ja sellepärast ma küsingi sinu käest. See on välja kujunenud süsteem ja see on põhimõtteliselt kultuur siis, jah? See on lihtsalt nii välja kujunenud, jah, selline kultuur on meil üüriturul ja kui inimene ei taha seda lepingu tasu maksta, siis ta läheb kuskil Facebooki gruppi ja leiab endale sellise keskkonna, kus ta saab oma kuulutus üles panna nii, et ei ole maaklerid vahel, aga siis sa võid saada ka sellise lepingu, mis on nii-öelda hanejalgadel. Et ma arvan, et sa maksad ikkagi lõpuks selle turvalisuse eest. See turvalisus ei ole mitte ainult omaniku poole pealt, vaid ka üürniku poole pealt. Okei, aga toome näite siis lihtsalt, et kui ma otsin nagu otse kellegi käest, kes on nagu otse omanikult korter versus see, et ma maksan ikkagi selle vahendustasu, et mis nagu siis, kui suur see vahe nagu on või mis nagu see turvalisus siis tähendab, et mina võin rääkida ainult enda kogemusest, eks ole. Ma mäletan, mul oli selline case, kus ma andsin korteri, minu kaudu läks korter siis üürile ja kokkulepped olid sellised, et üürnik elab seal sees, üks noorpaar ja kokkuleppel omanikuga nad teevad seal mingi pisiremondi. Selline kosmeetiline remont. Ja remont sai tehtud ja kui omanik mingi hetk tuli korterisse, ütles, mulle ei meeldi see remont. Ja ta kutsus minu koha peale, ta ütles, et ma tahaks seda lepingut lõpetada, ma ei ole rahul, mulle ei meeldi remont, siis oli see dušinurk oli seal kuidagi ära kulunud ja nii edasi. Ja see oli see case, kus ma tegelikult nägin, et siin kohal omanikul ei ole õigus. Esiteks ei olnud kokku lepitud, mis materjalidest peab see remont teostatud olema. See oli teada kohe, et see ei ole professionaalne ehitusmeeskond või jah, maalrid. Et need on siis lihtsad inimesed, kes lihtsalt teevad natukene oma vahenditega. Kas tuleb küsida ka, mis nad siis tegid? Tegelikult seal oli väga nunnu korter. Mul oli tõesti, ma mäletan, tulin sinna kohale, mul oli hästi kahju ja valus vaadata, sest et mina olin justkui nagu see osapool, kes tuleb ja siis lööb rusika laua peale, et jah, omanikul on praegu õigus ja võt teie tegite pahasti ja kulutasite siin asju. Tegelikult tegemist oli normaalse kulumisega. Remont oli selline lihtne ja nunnu. Ei olnud mingit suuri seinamaalinguid? Ei olnud, mitte midagi veidrat ei olnud. Ei olnud midagi veidrat. Ja
ja tegelikult ma päästsin omanikku sellest lollist olukorrast, kus ta oleks näiteks läinud ja hakanud nõudma neid asju, aga seadus ei ole siinkohal tema poole peal. Ja ma olingi selle üürniku poolt, mitte küll niimoodi aktiivselt, aga ma selgitasin, et kui see asi läheb edasi siit meie ruumist, kus meil on see vaidlus, siis tegelikult omanik selgelt kaotab. Tal ei ole õigus neid asju nõuda. Need kulumised, mis olid korteris, need olid ikkagi normaalsed, sellised tavapärased kulumised. Et sa ei saa nõuda, et nüüd keegi peab sul ostma uue dušinurga või. Et ma arvan, et see ongi selle lepingu võlu, sa maksad selle turvalisuse eest nii üürileandjana kui üürnikuna. Mul oli üks kunagi, nagu ma Tallinnas tahtsin ka üürida siis korterit ja siis oli, ma mäletan, lepingus oli sees selline punkt, et korteri peab tagastama täpselt sellisel kujul, nagu sa üürile võtsid, aga kui me küsisime, et aga kas kulumisjäljed ei lähe sinna alla või lähevad, vaata, et nagu, et mis see, nagu ma, siis ta ütles ei, et ka kulumisjälgi ei tohi olla, kuidas selline asi üldse võimalik saab olla? Saab olla võimalik, kui sa võtad selle lepingu vastu ja allkirjastad selle. Et ühesõnaga, kui sa vastu võtad, siis nagu ikkagi kehtivad need lepingus olevad punktid või on olemas mingid universaalsed? Aga kas mingid universaalseid punkte ei ole, mis nagu, või nagu ütleme neid riigiseaduseid või mingid üüriseaduseid või mingid sellised asju ka? Sest ma ise nagu selle koha pealt nagu olen suhteliselt nagu ei tea väga palju. Ma ütleks nii, et üüriturg ei ole see, millega ma viimasel ajal väga aktiivselt tegelen. See jääb ikkagi mitme aasta tagusesse aega ja võimalik, et praegu on midagi turul natuke nagu muutunud, karmistunud, aga üldiselt on nii, et sa võid lepingusse igasuguseid asju kirja panna, aga lihtsalt teine osapool ei pea sellega nõustuma. Aga kui näiteks oletame, et lepingusse läheb kirja, et ühtegi kulumisjälgi isegi ei tohi olla ja ma elan nüüd selles korteris 5 aasta jooksul pole võimalik elada ilma kulumisjälgida, mis siis saab? Et kas ta võib siis nõuda nagu kohtus, et nagu remondi ära mu korter või? No ma ütleks nii, et see ei ole normaalne leping. Üldiselt see ei ole okei leping ja see ei ole, ma ei usu, et see inimene ise elabki niimoodi oma kodus, kus tal ei ole ühtegi kulumisjälge. Et see on normaalne, et eks ole, meil midagi hakkab siit kuskil nagu midagi hakkab toimuma selle mööbliga. Aga ma jään praegu selle vastuse võlgu, võib olla viimased seadused, midagi siis nagu sellist kinnitavad, et jah, et see on okei, aga minu meelest see ei ole okei. Ehk siis kõige parem ongi ikkagi võtta kinnisvara maakleri kaudu, pigem nagu Ma arvan küll ja noh, ütleme nii, loodame, et siis see maakler on selline, kellel on süda õige koha peal, ta suhtub oma töösse ausalt ja siis on ta kasulik nii üürnikule kui ka üürileandjale. Ta selgitab asja ilusti ära, tal ei ole näiteks see huvi, et ruttu, et allkirjad alla, et ma saaksin oma vahendustasu kätte ja unustatud. Et ka selliseid maaklerid on, aga ma ütlen, et väga-väga paljud on sellised, kes võtavad asja ikka südamega, tahavad, et kõik oleks hästi ja klient tuleks ka järgmine kord tagasi, et see maine on nendele oluline. Aga kas kinnisvaraturgi üldse vaata hästi paljud proovivad nagu kinnisvaras ka, et nagu nad tulevad ja proovivad seda müügikätt või seda asja, et no, ma mõtlen seda just, et vaata, et inimesed, kes on kooli lõpetanud või üldse vaata, kellel ka ei ole näiteks tööd või midagi, et siis nad lähevad proovivad kinnisvara maaklerina, et kas see on nagu selline asi, et pigem on see kultuur selline, et paljud lähevad ja proovivad ja üksikud on nagu sellist, kes nagu võtavad tõsiselt ja siis see võib ka vist tekitada seda olukorda, et pole just kõik väga paigas, vaat. Tead, kinnisvara maakleriks võib saada igaüks. Ükskõik, kes tuleb büroo uksest sisse ja ütleb, et tere, ma olen nii äge ja ma olen vahva ja ma olen hea müügiinimene, hea jutuga, et jaa, tule. Et, ja sageli noored tulevad, arvavad, et see on selline easy money. Et nüüd hakkab raha tulema, et ega ma väga palju ei peagi tööd tegema ja olen lihtsalt vahva. Grand Cardone reklaamibki seda nii. No, kuidas võtta, eks ole, et see on ikkagi tohutu töö, et kui sa tahad teha sellist paar tehingut, okei, sa võid sellega hakkama saada, aga kui sa tahad olla kinnisvaras aastaid, nii et kliendid otsivad sind pärast üles, siis sa pead ikka väga palju ohverdama ja see on ka see põhjus, miks ma sellest kinnisvarast teadlikult
taganesin selleks, et mina ei osanud leida seda kuldteed, sellist nagu, et ma teen nii tööd ja olen ka iseenda jaoks ja pere jaoks olemas. Ma olin selline business lady, kes tegi tööd, minu tööpäev hakkas kell 9 hommikul ja lõppes kell 11 õhtul. Iga jumala päev, ka laupäev ja pühapäev. Mul ei olnud üldse puhkepäevi. Ma sain 3 inimese palka küll, ma tegin 4 inimese tööd. Ehk ma töötasin ennast väga kiiresti üles ja mingi hetk ma tundsin, et ma tahan selle kiirrongi pealt maha tulla. Sellepärast ma võin endale liiga teha. Yeah. Ja see on just see, et ma ei suuda oma klienti hätta jätta. Yeah. Et see on minu viga. Mul on täpselt sama asi kusjuures. Nagu ükskõik, mida ma teen, siis ma nagu liiga hullult lihtsalt nagu annan. No vot. Aga kas oletame näiteks, et kui keegi tahab minna kinnisvarasse tööle või nagu üldse alustada selle, kas seal on mingi kindel palk ka või see käibki nii? Ma selle koha, miks ma küsin, ongi see, et ma ei tea mitte midagi sellest asjast, vaata, ma pole kunagi nagu, aga ma mõtlen, kas seal on nagu mingi kindel palk ka, et sa lähed sinna tööle ja siis sa saad nagu, kuidas nagu, summadest me ei pea rääkima, aga ma mõtlen just, et kuidas see nagu, sest ma olen nagu aru saanud sellest, et kui sa lähed kinnisvarasse nagu tööle, et siis sa saad raha ainult siis, kui sa müüki teed või see ei vasta tõele või? Tead, seal on küll kindel palk ja see on 0 eurot. Väga hea. Tead, see süsteem on selline, et keegi tegelikult otseselt kinnisvarabüroos nagu ei tööta välja arvatud võib-olla seal sekretäri juhtkond, et maaklerid on enamasti OÜ alt ja pakuvad kinnisvarabüroole pakuvad kinnisvarabüroole oma teenust. Ja miks see teenus tavainimesele ongi nii kallis? Asi on selles, et OÜ alt sa teed kliendile, õigemini, maaklerina, sa töötad mingi kinnisvarabüroo heaks, pakud neile teenust, sa teed kliendile arve. Ja? Pool sellest võtab endale kinnisvarabüroo. Circa pool, tavaliselt on isegi alla poole, jääb maaklerile. Ja ta teeb oma ettevõttele, saab teha nagu, tema ettevõtte teeb siis kinnisvarabüroole arve. Aga et seda palgana välja võtta, võta veel sealt, eks ole, need kõik need maksud maha. Tegelikult need summad ei ole nii suured, see on ka üks müüt kinnisvara maakleri elust ja kusjuures väga paljud maaklerid elavad selle mulli, sest nad ei saa sellest aru, et kui vähe raha sa tegelikult lõppude lõpuks saad. See tundub nii, et ma tegin sellise arve, nii suur käive. Tegelikult, kui sa tahad endale palka maksta, sa saad aru, kui vähe raha sa tegelikult kätte saad. Maksud asjad ja võt see paljud ei tea isegi või nagu ei arvesta sellega, et okei, sa maksad palga ära, aga kui sa lähed nüüd toidupoodi, siis sa maksad pool või 25%, või palju 20% see käibemaks, sa maksad seal veel. Kui sa paned paaki nüüd kütet enda palga eest, vaata, siis sa maksad sealt ka veel makse, vaata, tegelikult sa saad veel vähem, vaata, et suhteliselt. Aga kas seal saab ettevõtte kuludusse ka nagu asju panna? Jaa, ikka saab. No siis selle kohe jääb midagi ikka saab, jaa. Aga ma ütlen veel kord, sa võid maaklerina väga hästi teenida, aga ole valmis selleks, et see on väga suur töö ja sa pead väga sageli enda huvid jätma tahaplaanile. See ei ole selline easy money, mida väga sageli noored, mina kusjuures kinnisvarabüroos, kui ma töötasin, siis ma vaatasin, nii jälle mingi noor tšikk tuli, mõtlesin, ma ei tea, kaua ta vastu peab. No ega väga kaua vastu ei pea, sest tulevad, vaatavad, ei tule ikka seda suurt raha. Et see on ikkagi suur töö. Aga kas seal on konkurent nagu suur ka või kuidas? Konkurents. Nagu, üldse ja ma mõtlen nagu niimoodi, et oma vahel nagu, et siis kes saab, või kuidas üldse leiate nagu neid kortereid või näiteks maju või midagi, kuidas te nagu, kas te ise võtate ühendust inimestega või? Ja siis, kui ma olin selline alustav maakler, siis ma tegelikult tegin väga sageli neid külmasid kõnesid. Ma helistasin, vaatasin, milline kuulutus on selline kehvakene, et ma tean, et ma saan pakkuda midagi, et elavdada seda müüki. Ja need on külmad kõned, mida maaklerid sageli teevad, isegi kui kuulutuse all on kirjas, et maakleritel mitte tülitada, siis see ei ole mingi näitaja maaklerile, maakler ikka, kui ta tunneb, et ta võiks oma teenust pakkuda, sellest on kasu, ta ikkagi helistab. Ja tead, hästi palju inimesi on neid, kes turul mitte kunagi ei taha maakleri teenust. Isegi kui sa räägid neile, kui palju kasu nad saavad sellest kõigest. Miks see nii on? Siin on mingi usalduse probleem, et kas neil on väga halb kogemus
kas mingisugused negatiivsed jutud levivad. Ja see on ka üks põhjus, miks ma, kui ma lõpetasin selle maakleri töö ära, ma otsustasin, et see on väga huvitav sihtrühm minu jaoks. Et see on see täpselt see sihtrühm, kes ei taha maaklerit. On tegelikult minu sihtrühm. Ja eks sa leidsid enda jaoks selle? Ma tead, jah, see on see, mis mind paneb mul silmad särama, mis on mind uuesti niimoodi kinnisvaras ellu äratanud, ma tahan teha, ma tahan möllata. Ma lõin sellise veebilehe nagu minamaakler.ee ja see veebileht on mõeldud nendele inimestele, kes tahavad oma kinnisvara ise müüa ilma maaklerita. Ja ma võtsin just lahti ka selle. Ja need inimesed, kes külastavad seda lehte, mis on minu jaoks nagu hästi oluline, on see, et jah, mul on seal tasulised koolitused, videokoolitused, aga need on nagu nii võileiva raha eest, sest see ei ole minu eesmärk. Minu eesmärk ei ole sellega rikastuda. Ma lihtsalt näen tohutut tühimikku turul, kus on inimesed, kes müüvad oma kinnisvara ise, nad teevad hästi kalleid vigu, nad pusserdavad, ainuke nõuandja on neil siis kas naabrinaine, kes paar aastat tagasi midagi müüs, või siis see kinnisvarabüroo, kelle poole nad ei julge pöörduda. Et minu arvates ma vaatan praegu päris huvitav leht, ja minu jaoks on oluline see, et see lehel on nii, et sa ei pea raha maksma. Et eesmärk ei ole see, et mina nüüd rikastun, tule osta kõiki need koolitused ära ja siis mina olen selline vahva, saan aga rikkaks saama. Ei, sa võid lihtsalt külastada seda lehte, seal on väga palju tasuta soovitusi. See on minu eesmärk. Minu meelest kinnisvaras on hästi palju neid inimesi, kes teevad ise, jäävad ise tegema ja teevad väga valesti. Ma just vaatan ka nagu, et siin on mingid koolitused 30 €, 32 €, 34 €, need on nagu... See on kummiraha. Ja, sest kui sa ju... Need on enamjaolt siis ikkagi, kui sa müüd, on ju? Ja, mina tahan keskenduda just praegu sellele, et kui sa müüd kinnisvara, kui tavaline inimene müüb kinnisvara, ta ei taha kinnisvarabüroosse pöörda, tal on mingi probleem nende maakleritega. Tahab asju ise teha. Ja tead, mis vä? Sa mõtle, kui palju raha ta endal taskusse jätab. Ma just tahtsingi seda küsida, et kui palju nagu see on, näiteks oletame 100 000 eurone korter, lihtsalt lihtne arvutada, 100 000, on. Toome lihtsa näite, palju 100 000 pead sina kui kinnisvara ütleme nii, et kui sinul on kinnisvara, toome näite, mina müün 100 000 eest, kui palju ma pean kinnisvara maaklerile maksma, mis see protsent on, 10%, 5%? No ütleme, et alates 3%. 3%, aga keskmine? Selline, mis enamus küsivad? Need maaklerid küsivad väga erinevat hinda. Väga erinevat. Et mina näiteks, mina ei tööta ühegi kinnisvarabüroo heaks, ma võin seda mängida selle hinnaga, nii kuidas ma ise nagu tunnen, see võib olla väiksem, aga tavaliselt alates 3%, sest muidu mõtle ise, maakleril ei tasu see lihtsalt ära. Arvestades seda, kui palju ta peab ära maksma. Ja ongi, tead, ma olen nagu seda ka tajunud, kui ma maaklerina töötasin, et inimesed pöörduvad kinnisvarabüroo poole ja nad võtavad selle maakleri teenuse ja siis, kui see kõik see töö on tehtud, siis nad ja see raha hakkab laekuma, eks ole, kontole müügist saadud raha ja sa saad aru, aga need 3000 ma pean ju ära andma nüüd. Nii kahju ju, see on ju nii suur raha. Ja siin on ka, ma vaatasin, just kirjutasin sellele Google AI-le, et ütleb ka, et 3–5%. On küll, jah. Ja ma ei ole lihtsalt ise kunagi nii palju küsinud, võib-olla see ongi minu mingisugune ja et ma lihtsalt ei küsi nii suurt protsenti, aga ma tean, et küsitakse. Siis see praktiliselt on ikkagi niimoodi, et kui sa pead ikkagi päris mitu korterit müüma või maja siis nagu kuus, et kui sa tahad nagu normaalselt elada, sest kui ma praegu ise hakkan mõtlema ka selles, oletame näiteks, et see protsent on näiteks 4%, toome näite, et see on see keskmine. Seda on seda, et 100 000 pealt 4000, 4000, 2000 sa maksad ära, 2000 tuleb su ettevõttele miinus mingisugused kulud asjad ja siis ütleme, et ikka päris palju müüki tegema. Ja samas on ka see asi, et kui sa nüüd ise müüd,
siis see 4 või 5 tuhat jääks ju tegelikult endale, vaata, ja kui kinnisvara on veel kallim, siis nagu. Ma ei ütle, et see teenus ei ole hea või vajalik, aga ma ütlen, et see on kallis. No vaadates neid hindasid, mis siin on et koolitus on 32 € ja 30 € ja siin on kõige kallim 150 €, aga samas on ka see, et need teadmised on ju need, vaata, mida sa keegi ei võta sult kunagi ära ka. No täpselt, ja vaata, korraks sa küsisid ka, kuidas selle konkurentsiga on seal kinnisvarabüroos. See konkurents on, et kui tuleb noor inimene ja kollektiiv on normaalne, kokkuhoidlev, siis ikkagi seda noort inimest juhendatakse nii, aga ikkagi iga maakler hoiab oma müüginipid, oma saladused endale. See on tema teadmiste varamu, tal on õigus sellest küsida raha. Iga maakler, tal on natuke oma lähenemine, oma trikid, oma nõksud. Ja kuna mina ma olen sellises faasis, et ma ei vaja enam seda maakleri tööd sellisel tasemel, nagu ma seda varem tegin, ma ei karda seda konkurentsi, siis ma olengi kõik need oma need sellised väiksed nõksud ja nipid kirja pannud, õigemini, need on videokoolitused. Et palun väga kasutage ja just need inimesed, kes ise pusivad. Aga samas on ka see, et kes ju kinnisvara maaklerina alustab, siis ka tema saab ju neid koolitusi vaadata. Tõsi, sellepärast, et ma ütlen ausalt, mina kinnisvarabüroos, ma ei tea kunagi lõpuni, kuidas minu kolleeg teeb tööd, kuidas tema saavutab selle edu. Mis on see tema trikk? Eks ole, igal ühel on omad väiksed trikid. See on tema firma saladus, ütleme nii. Ja mina olen müünud julgelt üle 300 kinnisvara, sest minu portfellis on olnud ka uusarendused ja ma juhtisin ka uusarendust, kus oli üle 300 kinnisvara, üle 300 korteri. Ma juhtisin seda müüki ja vastutasin müügitulemuste eest. Ja eks ole, 2018 ma alustasin ja ma arvan, ma lõpetasin selle aktiivse sellise maakleri töö kinnisvarabüroos ikka 2024 ja võt selle lühikese aja jooksul. See on ikka päris korralik tõus ühe kinnisvara maakleri jaoks, kes alustas nullist. Ja mul ei ole tutvusi ja ma ei ole kunagi pidanud kellegi eest nagu kellegagi flirtima, et kuidagi nagu... Aga kas seda käib ka seal või ju? Ma ei tea. Ma arvan, et käib, aga... Vaata, kui me oleme harjunud nägema nagu filme asju, siis vaata, Ameerikas on see, et sa pead ikkagi nagu oma bossile mingisugust nagu Mul on naisbossid olnud. Siis on vedanud, jah. Et ma ütlen sulle nii, mul on kunagi tulnud selline ettepanek, ma ei ütle kelle poolt, et ma võiksin kanda miniseelikut. Mul oli niimoodi, et dream on. Et mina selliste asjadega ei tegele. Mis on üldse praegu nagu kinnisvaraturul nagu toimumas, vaata pärast seda, kui koroona ajal lihtsalt tõusid, vaata hinnad nagu meeletult palju, mis nagu praegu üldse nagu toimumas on ja kuhu suunda see praegu nagu läheb? Tead, mina ütleks niimoodi. Ütleme nii, et see point, mis ma küsin, on see, et ma tean, et Tallinna kesklinnast täna on odavam üürile võtta ja üürida korterit kui osta. Sellepärast, et sa maksad pangalaenu ja kõiki neid kulusid kõrgemalt, kui sa üüriksid. Sellepärast, et vaata need, kes ostsid nüüd enne koroonat, nemad said odavalt korteri, nemad saavad pakkuda neid mingi 1000 € kandis kahetoalisi korterid, vaat 800, 900 ja nii edasi, vaat. Aga nüüd, kui sa ostad täna selle korteri, siis see hind korteril on nagu, ma ei mäleta, keegi ütles ka, et 3 korda vist on Tallinna hinnad või? Pärast koroonat nagu. Ja hinnad tõusid ikka päris korralikult. Millest see nagu tingitud nagu on? Jumal seda teab. Kus kohas see mingisugune nagu fenomen, mäletan, et ma COVID-i ajal ma veel töötasin kinnisvaras ja siis oli niimoodi, et tuli see COVID-i laine hakkas ja siis oli täielik vaikus. Ma arvan 2 nädalat mitte ühelegi kinnisvara objektile ei tulnud mitte ühtegi kõnet ja siis me mõtlesime, no nii, see hetk on käes, et nüüd ongi niimoodi, et keegi ei osta, keegi ei müü. 2 nädalat oli vaikus ja ma ei tea, mis juhtus. Mingisugused kõik kanalid tulid lahti peale 2 nädalat ja kõik hakkasid massiliselt tundma huvi kinnisvara vastu. Muidugi väga suur huvi oli suvilate vastu, kõik tahtsid linnast välja saada, aga üleüldse inimesed hakkasid massiliselt kinnisvara ostma. Ostsid kõik ja kõik, kes läksid panka, said laenu. Minu kliendid vähemalt. Ja see oli tõesti nii, see oli selline hetk, et see oli üks rahamasin, oli kinnisvara müük.
aga kuhu nagu praegu see läheb siis nagu, et kas see läheb edasi või tuleb see nagu see, kuidas öelda, nagu see? Ma ütleks nii, et iga aasta, see on nii huvitav, iga aasta tehakse igasugused prognoosid, tähtsad inimesed räägivad, millised on nende siis analüüs tulevaks aastaks. Iga aasta on see üks ja sama jutt. Sellepärast kõikidel on vaja midagi rääkida, eks ole, kõik on sellised eksperdid, vaja öelda oma arvamus. Aga ma ütleks nii, et ega keegi täpselt ei tea. Me võime siin prognoosida lühikest perioodi, aga me sõltume niivõrd sellest maailma poliitikast. Me oleme geopoliitiliselt sellises asukohas, et meil võib minna, minu arvates, meil võib minna 2 teed. Üks tee on seesama, mis sina ütlesid, et hinnad on niivõrd kõrged ja hinnad, kui meil on siin Eestis kõik turvaline hea, siis hinnad ei lange. Ehitada on kallis. Ja, vanasti me saime teha koostööd Venemaaga, seal Valgevenega. Nüüd see koostöö on lõppenud, otsitakse igasuguseid muid variante. Tavaliselt on need kallimad lahendused ja hinnad tõusevad ja me ilmselt liigume sellises suunas, nagu näiteks on Saksamaa, kus on kasulikum üürida kinnisvara. Kus kinnisvara osta on lihtsalt väga-väga raske. Minul oli üks väga tore üürnik, poiss Saksamaalt, selline väga selline tegus, õppis arstiks ja tema ütles mulle nii, et tal on kaksikvend, tema on seal, ma ei tea, juurat õpib või tütarlaps tal siis, tema pruut siis õpib ka mingit väga sellist prestiižset ametit ja nad juba käivad tööl ja ta ütles, et nii raske on osta kinnisvara, et nad saavad head palka ja nad on praegu pangas ja nad saavad lubada endale poole mingi hädise 2-toalise korteri, noor paar. Et see on see üks suund, et mingi hetk meil hakatakse kinnisvara mitte omama, aga inimesed hakkavad seda pigem üürima, sest see on soodsam. See on minu arvamus, ma ütlen, see on minu arvamus. Teine stsenaarium, kui meil läheb siin asi hapuks, siis kõik need kinnisvara hinnad kolinal langevad. Võtame näiteks Odessa, ilus mereäärne linn, kõrged laed, ägedad korterid, rõdud selliste nikerdistega, seal on nii ilus arhitektuur. No kes ostab selle kinnisvara sinna praegu? Ja kui selle kinnisvaraga midagi juhtub, sa maksad seda pangalaenu edasi. Et ongi 2 stsenaariumi ja me ei tea, mis pidi meil see asi liigub. Me võime siin loota parimat. Aga okei, kui me läheme nüüd seda teed, et me jõuamegi sinna, et kõik nagu üürivad, kas see pigem on see nagu see agenda 2030-ga seotud ka kuidagi või? Ei tea? Ei tea. Pigem on see nagu loomulik nagu areng sinna suunda? Ma arvan, et see on see loomulik areng, mida saavad tunda meie lapsed ilmselt, ma arvan. Ma arvan, et see on pigem nii. Praegu on küll niimoodi, et nagu väga paljud vaata üürivad üldse, et nagu see võib-olla Eestis on nagu see populaarsem, et nagu ikkagi omada veel, sest vaata Eesti on selline nagu ütleme nii, et meil on ikkagi seda nõukogude kultuuri veel sees, et nagu siis vaata kõik omasid endal nagu maad ja metsad ja kõik sellist. Aga kui sa lähed näiteks Lääne-Euroopasse, siis seal on nagu just nagu hästi selline üürikultuur, vaata, võtame kas või USA, vaata, USAs hästi paljud ka, no USAs võib-olla ei ole nii palju, aga kui me räägime nagu Kesk-Euroopas, siis seal nagu on kõik, ma tean Hollandis näiteks paari tuttavad, sest neil on kõik kohalikud üürivad ainult, et seal on mingid suured firmad ja üürid oma korterit ja firmad, eks ja täpselt, ma olen sellel arvamusel, et me liigume tõesti sellises suunas, kus meil neid kinnisvara omanike eraisikud aga kas see on nagu hea või halb pigem siis nagu, et kas täna tasuks riskida, kui ma olen näiteks, oletame, et mul on, võib-olla ma töötan hästi või näiteks minu ettevõttel läheb hästi ja ma tahaksin osta mingisugust kinnisvara, kas täna tasub üldse osta seda või? Mina ostaks. Sina ostaksid, jah? Mina ostaks aga teate, ega ma olen siin ostnud ka kinnisvara ja nüüd ma müün seda, et eks ma ka niimoodi pendeldan ja vaatan, et öeldakse, et ära pane kõik munad ühte korvi. Et pigem mina olen see olnud inimene, kes pani munad kõik ühte korvi, et nüüd ma mõtlen, et nii ma pean natuke hajutama ja võib-olla ega see on selline keeruline teema, aga mina tahaks mõelda niipidi, et minu lapsed omavad kinnisvara, mulle meeldiks. Mulle meeldiks nõnda, et neil on oma kinnisvara, et võib-olla sul ei pea olema mitu korterit, aga üks äkki võiks olla laste jaoks. Ma pigem mõtlen nii. Kas pigem nagu oleks
kui täna näiteks tahaksin mina hakata investoriks kinnisvarasse, et kas see oleks pigem nagu see, et võtta nii-öelda siis ette uusarendused või siis pigem nagu vaadata ja teha näiteks korda, sest vaata, oletame näiteks, kui me võtame vana korteri, on ju, siis tegelikult isegi Tallinna kesklinnas ma vaatasin 100–150 000, sa saad Tallinna kesklinna korteri, on ju, aga samas on nüüd jällegi küsimus selles, et mis naabrid sa seal saad, vaata. Sellist, vaata. Et kumb nagu oleks see nagu sinu arvates nagu parem? Et kas siis see uus arendus või teise ringi korter. No vaata, uus arenduse puhul on see, siin on jälle nii erinevad pidi saab seda vaadata. Kui sul on teada, et see arendaja teeb oma tööd ausalt, ta teeb kvaliteetset asja, see on selline arendaja, kes ei ole nüüd siin paar aastat turul olnud, vaid tal on selline ajalugu, on näha, millised on tema tehtud tööd, siis muidugi uus arendus on alati selline tore asi, see värske korterilõhn ja uus asi, väiksed kommunaalarved. Aga kui see arendaja või ehitusfirma on olnud lühikest aega, siis on ka selliseid petuskeeme, tullakse kokku, tehtakse üks projekt valmis ja kulutaks välja pankrott. Niimoodi, jah? Ja, siis tehakse järgmine firma. Jälle ehitatakse. Saad aru? Ja mis juhtub? Juhtub see, et see inimene, kes ostis kinnisvara, tal ei ole kellelgi midagi nõuda. Ta saab oma asja kätte, tal on laan peal ja nii ongi. Crazy. Aga oletame näiteks, et kui on näiteks valmis ehitatud korterid, vaata juba ja sa saad osta, kuidas nendega on? Ongi uus arendus. Ja, aga ma mõtlen näiteks see, et nagu, et võib-olla siis see, et vaata, et keegi nagu, või noh, ütleme need korterid on juba valmis, vaata, tehtud, et seal ei ole vaata seda petmist nagu värki või kuidas nagu. Ma just ongi see, et vaata, et petta on hästi lihtne siis, kui alles mingit vundamenti tehakse, aga samas on ka jällegi see, et kui juba nagu korterid on püsti juba, siis kuidas see nagu. Nojah, jällegi ma ütlen veel kord, et kui keegi tahab osta endale uut korterit, siis tehke taustauuring. See on esimene asi, mis on äärmiselt oluline. Kui on tehtud tööd, ma kohe tulen selle teema üle tagasi, mis sa küsisid, ma tahan lihtsalt öelda, see on hästi oluline. Minge kas ei vaadake neid tehtud kortermaju, koputage uksele, kas te olete rahul siin, kas teile meeldib see uus arendus siin. Tehke seda taustauuringut. Ja kui on tehtud korter valmis, eks ole, sa saad juba sisse minna, sa ostad selle korteri. Jah, aga mis saab pool aasta pärast? Mis saab aasta pärast? Mina olen tohutult skeptiline, ma olen enda elu jooksul nii palju asju kuulnud, kuidas asju tehtakse näinud, et mina väga pelgan, ma tahan ikkagi 100% kindel olla, enne kui ma hakkan oma raha maksma. Aga mis sa nendest plokkelamutest arvad, mis nagu on nõukaajal ehitatud? Nendes on palju toredat. Nendes on toredat seda, et kõik miinused on juba ammu välja tulnud. Kui sul on tegus ühistu, siis on teada, okei, meil on vaja nüüd koguda natuke raha, me teeme siin asju korda, seal asju korda. Nende vanade majade puhul on mõnes mõttes hea see, et seal on teinekord seda õhku isegi rohkem, sest praegu korterid on suuremad ka ja köök on eraldi. Täpselt, korter on planeeringult mõistlikum. Sageli tehtakse uus arendusi niimoodi, nad on nii pisikesed. Mõnes mõttes on see ka hea. Sellepärast, et sa maksad ruutmeetrite pealt oma kommunaalarveid. Aga teisest küljest muidugi see eesmärk on teha hästi pisike korter, et saaks võimalikult palju korterit sinna ära mahutada. Just. Ja ma just hiljuti sõitsin ka seal kodu lähedal, mul on üks selline uus rajoon, ütleme nii, ja seal on need elumajad ja kõik need elumajad on niimoodi, täiesti nii lähestik, ma mäletan, kui ma USA-s olin, siis need mehhiklased elasid niimoodi, et tuled uksest välja, viskad naabrile patsu, et kõik on nagu koos, et ma ei tea. Uued korterid ongi ju mingi 3-toalised ja 45 ruutmeetrit. Vanasti oli ikka 3-toaline oli 70 ruutmeetrit. No võt, siin on... Ja 2-toalist oli 50 ruutu praegu, 2-toalist on mingi 35 ruudused. Ma ei ole nii väikest näinud, aga ma ütleks, et seal 47 ruutu ma olen 3-toalist näinud. Ja... See on ikka crazy, see on põhimõtteliselt tikutops. Sa ei saa ju väga perega seal elada või saada?
see on ju põhimõtteliselt niimoodi, et üks tuba on ma ei kontor, tea, kuidas seal saab elada. Aga inimestel on see toalisus teinekord oluline, näiteks võetakse oma ema-isa sinna elama, eks ole, kuskilt maalt. Või on vaja kodukontorit teha. Et kui ikkagi lapsed on peres, ma arvan, et see loomulik protsess on see, et ikkagi vajatakse mingit suuremat elamist. Ja. Jah. Ma ei mäleta midagi, ma tahtsin veel siin vahepeal küsida, see jutt oli lihtsalt nii põnev, et siis läks kuidagi meelest ära. Ja, nüüd tuli meelde. Vaata, need on olemas ka need hästi siuksed vanakoolimajad ka nagu, et siuksed nagu, mis on paksus, nagu näiteks nagu see maja, vaata. Ja ma mõtlen, et kas need, kuidas need nagu just vaata näiteks Tartu vanalinn, ütleme need. Ja Tallinnas on nagu ümber vanalinna, siis kõik need vanad, jah, Stalina aegsed võib-olla. Need on need hästi paksude seintega. Tead, on kindel kontingent, kes väga hindab seda. Ja nad tahavad sellist kinnisvara. See on selline old money või siukene kultuur. Ja nad tahavad, aga ütleme, et seal on ikkagi päris kõrged kommunaalkulud, seal on raske teostada mingisuguseid renoveerimistöid. See kõik on seal palju kulukam. Aga sa ostadki selle stiili endale. Seal on mingisugused siis mingid reeglid paigas, vist mingi muinsuskaitse, mingi... No oleneb. Ma nii täpselt ei oska öelda, aga ma tean, et need renoveerimistööd on seal kallimad, sest sageli nad ei ole mitte nii, nagu meil need klassikaline maja, et lihtsalt sirge sein, eks ole, vaid seal on mingisugused, see fassaad on juba teissugune, eks ole, või rõdud on kuidagi erilised kumerad või mis iganes, et seal on juba see problemaatiline ja teeb asja kallimaks. Aga mis on praegu näiteks üldse, me vist ennem rääkisime sellest, aga mis on praegu nagu üldse kinnisvaras ja kõiges selles seadustes ja asjades ja selles sinu jaoks nagu kõige sellisem nagu, et nagu sa ei saa aru, miks asjad üldse niimoodi on? Toome lihtsa näite, vaata, et hästi palju on täna hakatud rääkima jutt, et kinnisvara on nii mõttetu, sellepärast, et tegelikult sina ei oma seda kinnisvara, vaata, et tegelikult nagu, et kui sa midagi valesti teed, siis mingi riik võib sult selle käest ära võtta ja nii edasi, vaata, ma mõtlen, aga samas see vist päris nii ikka ei ole või? Ei, kui pank ikkagi vaatab korralikult, kellele ta laenu annab. Et aga mis siis saab näiteks, kui riigis tuleb nagu halb aeg, vaata, praegu räägitakse ka, et kardetakse seda asja, et et kui nüüd peaks tulema halvad ajad, et pangad võivad nagu, vaata mingid seaduseid tehakse nüüd ju, et sõjaolukorras võidakse sinu autot kasutada iga kell ja kõik sellist, kas seda vist, kuidas sellega ma ei oska vastata selle küsimusele, et mis saab siis kinnisvaraga, et keegi sõjaväelane tuleb ja ütleb, mul on vaja kasutada su kodu. Tead, see on nii ekstreemne. Ärme nii ekstreemseks lähe, loodame parim. Aga kui näiteks peaks tekkima näiteks sõjaolukord, kuna praegu see on hästi selline kui kinnisvara hävineks sõjaolukorra, siis ikkagi sa pead ju edasi maksma seda pangalaenu. Suht crazy, see on ikkagi väga, väga hirmus. See on nagu, ma mõtlengi, et võib-olla paljud, aga see vist ei ole praegu nagu väga, kas inimesi huvitab see üldse või pigem ikka nagu, huvitab. Või on nagu sellepärast sõja pärast nagu kinnisvara langenud ka või? Tead, ega mina olen ka seal olnud selles paanikahoos juba ära, et kui kogu see Ukraina teema hakkas, ma sattusin kohe paanikasse, ma olin paanikas, ma olin šokis, nii apikene, me oleme järgmised. Ja mul käis see juba laine ära. Mul juba käis see laine ära, et ma tahtsin juba Portugali kinnisvara osta, nii me olin peaaegu juba seda ostmas. Ja siis mingi hetk ma sain aru, et ma lihtsalt ei jaksa elada hirmus. Ma ei jõua. Et tulgu, mis tuleb, aga hirmus ma enam ei ela. Et ei ole mõtet ennast nagu niimoodi paanikasse ajada. Ma tean küll, et igal poolt seda infot tuleb ette ja minul on Ukrainas väga palju sugulasi. Mul on ka Iisraelis sugulasi. Ma saan seda infot alla ja peale. Ja võib-olla rohkem isegi, kui meil siin tavaline inimene meediast. Et ja ikkagi ma saan aru, et ma ei saa niimoodi elada. Aga kas see, kui üldse sa rääkisid, et tahtsite Portugali osta kinnisvara, kui keeruline on eestlasel välismaale kinnisvara soetada?
ei ole keeruline. Ei ole, aga kas on, oletame näiteks, ma olen kogu aeg ühte asja mõelnud, et oletame näiteks, ma tahaksin osta Hispaaniasse näiteks kinnisvara. Kus ma selle raha saan, kas ma saan Eesti Pangast ka laenu või? Kuule, vist oli nii meie olukord abikaasaga, me siin seda asja ajasime. Vist oligi nii, et sa saad, me ajasime ikkagi Portugali panga kaudu, aga siis ma sain teada, et Eestis on ka pankasid, kes annavad laenu kinnisvara ostmiseks näiteks Hispaanias või Portugalis. Ja ma mõtlengi just, et see on Euroopa Liit, vaata, et seal nagu... Mitte kõik pangad, aga on teatud pangad. Ma ei hakka praegu seda nime ette, ma ei ole kindel, kas see on see pank. Aga ühesõnaga, see on ikkagi võimalik. Jaa. Palju, kui tahaksin osta näiteks kuskile Hispaaniasse igaks juhuks kinnisvara, et ma ei tea, mis iganes siin võib-olla juhtub, et siis on hea kuskil käia või ära minna või... Kui palju, mis tähendab kinnisvara puhul nagu see, et ütleme, kas või siis Eestis või siis välismaal, mis on see, et mis sul endal peab olemas olema, mis on see nagu, palju su kuumaksed ja asjad või kuidas nagu, ma mõtlen näiteks lihtsalt seda, et oletame näiteks, et mul nüüd tekkis praegu, võib-olla vaatajatel tekkis praegu selle podcasti ajal, et nüüd ma tean, mul on plaan, ma tahan ka Portugali minna või ma tahan Hispaaniasse minna või Itaaliasse, kui iganes. Mis on see nagu, et see käsiraha peaks olemas olema vähemalt nagu kõik need asjad, vaat. Et nagu, et üldse selle peal nagu, ma ei tea, mis hinnad seal on, ma arvan, et niigi seal ikka võib-olla 105-200 000 juba saab midagi ikka saab kätte ainult, kus kohas juba olla, vaat, et alustuseks, vaat. Jaa, tead, see oli nüüd nii pikka aega tagasi, see oli kuskil 2 aastat tagasi see olukord. Ma nii värskelt ei mäleta, aga ma mäletan seda, et kõik, näiteks kui sa valid endale välja kinnisvara, siis sa võid 10% sinna juurde panna, see on kõik need igasugused maksud. Mis sa pead kõik ära maksma. Käsiraha ma praegu ei mäleta, aga mäletan, et 10% pane sinna julgelt otsa selle hinnale. Üldiselt hinnad on väga sarnased sellele, mis meil Eestis on. Et ruutmeeter, enam-vähem jah. Et on sarnane võrdlemisi. Aga ma ütlen ka seda, et see ei ole minu meelest, nüüd, kus ma peaaegu oleks olnud kinnisvara omanik Portugali korteril, ma näen, et see ei ole mingisugune superlahendus, sest seal on nii palju agasid samamoodi, et see on nii kaugel. Et kui midagi juhtub, kes siis läheb seda kõike kontrollima? Samuti, kui sa üürile peaksid selle andma, vaata, et kuidas nagu sa tead, et nagu jah, et toru ei leki just. Ja mis iganes. Et ei ole niimoodi, et võtmed jäeti lauale ja lasid jalga ja otsi neid siis, kus tahad. Ja... Et siis peaks ikkagi niimoodi olema, et ise käid ka pidevalt seal. No jaa, aga siis oledki selle ühe kohaga seotud. Keegi kunagi mainis seda, siis ma pani mind ka mõtlema, et jaa, et tõepoolest, siis kõik minu reisid on ainult üks sihtkoht. Aga samas, kui see sihtkoht meeldib, et sa oled terve maailma läbi reisinud ja siis on nagu teine. Mingi emotsionaalne side selle kohaga tekib, siis on ju tore. Kuhu kohta te vaatasite Portugalis? Portimao. Ta on natuke Tartu sarnane linn, selline väike nunnu. Okei, väga põnev. Ma pärast vaatan järgi selle, mis see täpsemalt on. Mis on iseseisva müügi eelised? Raha. Mis täpsemalt? Kogu raha jääb sulle. Ehk siis see, kui sa teed ise ühesõnaga, nagu ma just vaatangi nagu seda, et sul on olemas see kodulehekülg, kus kohas on koolitused asjad, nipid, kuidas nagu teha kõike sellist. Siin vist leiab kuskil, ma ei ole praegu veel vaadanud täpselt läbi seda, aga kuskil vist leiab siit siis selle ka, et kuidas lepinguid koostada aine. Aga sa ei pea lepinguid koostama, kui sa müüd kinnisvara, seda teeb ikka notaribüroo. Aga mis on hästi oluline, on see, et see arvamus oli ka minul samasugune, see ei tähenda, et keegi on rumal, kui ta nii mõtleb. Aga sageli on nii, et inimene mõtleb, ma tahaksin müüa oma kinnisvara, no nii, mul on vaja välja selgitada see müügihind, ma vaatan, mis teevad siis teised minu konkurendid seal kinnisvaraportaalis, ma panen umbes sarnase hinna, siis ma teen pildid, hakkan ootama ostuhuvilisi ja siis tuleb notaritehing ja siis on raha käes. Easy on ju, kõik on lihtne. Aga tegelikult seal on nii palju nüansse, kus sa võid ämbrisse astuda. Mina olen kõik need ämbrid läbi kolistanud ja see tuleb kogemusega. Minu meelest see on ebaaus, et see on inimestel tavaliselt kõige suurem vara, mis neil on, see on kinnisvara. Ja
mitte mingid organit ei ole sellist, kes seisab nende huvide eest. See jääb mind täiesti marru. Okei, sul on olemas notaribüroo, kes on erapooletu, aga neil ei ole sinu jaoks nii palju aega, et sulle kõik ära seletada. Et notar, jah, tal on sinu jaoks mingisugune kindel aeg, ta süveneb sinu asjas, peale see on kõik nägemist. Ja ei ole kedagi, kes selgitaks, kuidas asjad käivad, mis on sinu õigused, mis on sinu kohustused. Ja müüjal on ka kohustused, millest ta peab teadma, et pärast ei oleks nii, et ostja pöördub tema poole ja ütleb, et pool aastat hiljem sul on notaritehing tehtud ja ta ütleb, et teate, ma ei ole siin paari asjaga rahul, te ei rääkinud mulle sellest, nüüd ma tahan rahalist kompensatsiooni seal 5-6 tuhat. Vaata, sa ei taha olla selles olukorras. Ja meil on sageli nii, et näiteks ostjad on pahatahtlikud, müüjad võivad pahatahtlikud olla. Ja inimesed on nagu pimedad kassipoed. Nad lihtsalt mõtlevad, ma nüüd teen selle tehingu ja teevad väga kalleid vigu. Ja minu eesmärk, ma ütlen, mul on selline missioonitunne, et ma olen nagu selle kinnisvara Robin Hood. Ma tahan, et ei oleks selliseid õnnetuid lugusid, kus keegi on, ma ei tea, rahast ilma ja no ma ei tea, kõige sellisem lugu, mis on võib-olla kõige rohkem praegu viimasel kõrve jäänud, on see, kus Jannus Põllul läks kehvasti kinnisvara müügiga, müüs mingit suvemaja, selgus, et seal on mingid varjatud puudused, pidi lõpuks veel rohkem ära maksma, nii et ta maksis pealegi, ta andis oma kinnisvara ära ja maksis peale ka veel. Keegi oli veel niimoodi, et ta oli nagu müünud endal maja ära ja siis lõpuks just maksis peale veel, et nagu see, kes uus omanik on. Sest lepingud olid halvasti tehtud või midagi. No vot, aga mina ütleks, et mina tahaks usaldada notaribüroosid, ma ei tahaks nagu mõelda, et keegi teeb seal halvasti tööd. Igasugused äpardused võivad ette tulla. Ja samuti on ka nendel minu ühel koolitusel on ka see, et kuidas valmistuda notaritehinguks. Et mingid asjad, jah, ma usaldan notarida, mingid asjad sa pead ikkagi ise ka läbi mõtlema. Ja seal on väga palju selliseid asju, kuidas käituda siis, kui ostja pöördub sinu poole ja ütleb, ma tahan nüüd kompensatsiooni. Kas tal on see õigus? Et lihtsalt kaitsta seda tavainimese seljatagust. Ma arvan, see ei pea olema nii selline kättesaamatu või salastatud info või see, et inimesed peavad kuskil guugeldama, muudkui guugeldavad ja otsivad oma õigusi taga. Minust peaks olema mingisugune üks koht, kus on kõik selgeks tehtud, kuidas sa saaksid oma kinnisvara. Mina olen selle loonud. Aga ma arvan, et väga paljud inimesed ei tea, et selline asi on olemas. Aga oletame lihtsalt näiteks, toome näite, ma ostsin 3 aastat tagasi maja. Ja ma maksin selle eest näiteks 300 000 ja ma tegin sellele majale nüüd, seal käisid, vaata on erinevaid viise, kuidas hallitust tuvastatakse, et kes käib mõõtmas või mingisugused auke puuritakse ja siis kuidas vist koertega tehakse neid asju ja nii edasi, neid viise on erinevaid. Ja oletame näiteks, et sellel hetkel ei leitud mitte midagi, aga nüüd 3 aastat hiljem avastame, et maja näiteks hallitab. Mis nüüd saab? Tead, mina tean niimoodi, et sellest hetkest, kui toimub notariaalne tehing, on sul 3 aastat, et mingit pretensiooni esitada. Ehk kui sa avastad selle puuduse näiteks 1. aastal, siis on sul jääb 2 aastat alles, eks ole. Sinu kohustus on sellest koheselt teavitada. Sellest hetkest, kui sa avastad mingisuguse puuduse, kirjalikult. Äärmiselt oluline on kõiki asju teha kirjalikult, mitte telefoni teel, et sest pärast keegi ei saa nagu tõestada, et sa helistasid. Tee see kirjalikult ja võtta 3 aastat on selline aeg, kui saab pretensioone esitada. Peale 3 aastat ma jään vastuse võlgu, ma ei tea, mis siis saab. Seda peaks juba juristi käest küsima. Aga 3 aastat on selline kuldne aeg, et kui sa näiteks avastad, et kütteperioodil sa avastad, et suvilas ahi ei tööta, annad, tahtsin natuke teistmoodi öelda, näiteks maamaja, mis on aastaringselt kasutatav. Sa ostad oktoobris, sa avastad talvel, et näed siin, ma ei saa kütta, sa annad kohe teada. Aga teinekord sa ei avasta seda, sa ei kütta, võib-olla sa alles suvel lähed sinna. Et võt, kui sa suvel selle avastad, eks ole, meil on natuke juba aega läinud, eks ole, oktoobrist kuni seal juunikuuni,
siis jääb seda aega järjest vähem. Aga Yeah. sa pead, nii kui sa avastad, sa pead kohe sellest teada andma. Yeah. Sest Et midagi on ja kahtlust, kirjalikult, kindlasti Jah. kirjalikult. Aga kui ma näiteks praegu annan teada, et mulle tundub, et midagi on kahtlast, on ju, ja nüüd see 3 aastat võib-olla saab täis, kas siis kuna ma juba teada andsin enne seda, kui 3 aastat sai täis, siis tegelikult ikkagi nagu ma ju teavitasin juba ennem, et mul on ikkagi... ma arvan, see läheb sinna 3 aasta sisse küll. Just. Lihtsalt tead, siin on selline nüanss ka veel hästi olnud, mida ma oma koolitustes ka räägin, videokoolitustes, et kui sa ostsid ja sa avastasid mingi puuduse, sinu kohustus on anda teada müüjale ja anda müüjale võimalus see puudus likvideerida. Yeah. Ära ise roni midagi tegema. Sest kui sa hakkad ise seal midagi pusserdama või kutsud mingi ehitusmeeskonna platsile, pärast näiteks omast arvast mõtet, ma nüüd esitan selle müüjale arve, siis võib juhtuda nii, et sa ei saagi enam mingit arvet esitada. Et sa pead andma müüjale võimaluse puudus likvideerida. Aga see on Eestis tihti sellised olukorrad siin nagu ette tulnud? Jaa, tead, ma ise õnneks ei ole väga nagu, minu klientidega ei ole väga hulle äpardusi juhtunud, aga ma olen käinud koolitustel, kinnisvara teemalistel koolitustel, kus siis on nagu juristid ja räägivad neid igasuguseid kohtulahendeid. Ikka on küll, jaa. Aga oletame näiteks, et kui kinnisvaramaakler tegi müügi ära ja nüüd ta lahkus sellelt töökohalt, kes siis vastutab nagu? Et oletame näiteks, ma võtsin mingisugusest kinnisvarabüroost, võtsin selle teenuse. Mis teenuse? Sa ostsid midagi või? Ei, ma võtsin selle, oletame näiteks, mul on kinnisvaramüüja või siis näiteks oletame, et ma olen ostja näiteks. Ja ma ostsin siis mingisuguse kinnisvarabüroo kaudu, kas siis see büroo vastutab nagu selle eest, kui see maakler lahkub sealt või kuidas see nagu käib? Aga vastutab siis mille eest, et sa said halva asja? No näiteks et kui kellegi poole pöörduda pretensioonide asjus või kas või näiteks see, et kui ma näiteks üürin korteri ja siis kinnisvaramaaklerile ma maksin selle nagu tagati või mitte tagatisi, vaid tagatis läheb ka kinnisvaramaaklerile. Et kuidas siis nagu, kui näiteks see maakler näiteks on lahkunud sellest büroost või näiteks büroo pani uksed kinni, et mis siis nagu saab? Sellega on nüüd niimoodi, et maakler ei ole vastutusest vaba, kui ta teadis puudusest. Isegi siis, kui ta lahkub sealt? Ja kui maakler teadis, et puudus on olemas, näiteks müüja rääkis, tead, mul on siin mingi üks asi, aga ära siis nagu maini seda, eks ole, siis tegelikult nad jagavad seda vastutust. Aga sageli maakler ei tea, et mul tegelikult oligi selline olukord, kus ma kunagi müüsin ühte elumaja. Tead, ta tundus mulle nii kahtlane. Ja ma kogu küsisin küsimusi, ma vaatasin, et see omanik nagu, ei, kõik on hästi. Ja mul süda ütles, et midagi on tuksis. Ja siis ma iga kord ostuhuviline, kui tuli, ma ütlesin, aga tulge järgmine kord uuesti vaatan, võtke oma näiteks ekspert kaasa ja miks ka mitte, tänapäeval on väga mõistlik käia kutsuda, maksad mingisugust €200, võib-olla on vähem ja tuleb mingisugune ehitusekspert, võib-olla tuleb mingi mõõdikud, eks ole, vaatab üle. Ma iga kord mainisin, sest omanik mulle ei öelnud mitte ühtegi piukse, aga mul süda ütles, ma ei ole ehitusinimene, ma ei pea neid asju teadma, aga mingi vaist ütles mulle, et midagi on valesti. Ja lõpuks sai see kinnisvara müüdud ja tuligi ostja ja hakkas tegema remonti ja avastaski, et on vamm. Hakkas lage korda tegema, renoveerima ja seal olid palgid, olid kõik nagu vati sees. Kui ma oleks seda teadnud ja oleks saladuses hoidnud, siis ma oleks pidanud koos müüjaga katma tema kulusid. No seekord pidi ikkagi müüja seda katma, sest tema ei avaldanud. Ja ütleme nii, ta võib-olla ütleb, et ma ei teadnudki, et seal on see probleem. Vaata, ta ei ole vastutusest vaba, kui ta ei teadnud. Et seal on ikkagi omad nagu riskid, nagu, et kui... Mis on sellised tüüpilised vead, mida kinnisvara müügis tegelikult inimesed nagu teevad? Kinnisvara müügis. Tead, ma olen tähele pannud, et inimesed võivad natuke ahneks muutuda. Ja kui sul on eesmärk müüa, mõtle oma eesmärgi peale, mida sa tahad. Ja kui tuleb ostja, ole valmis kompromissideks, kui sa ei taha näiteks hinnas võib-olla alla minna. Paku talle mingeid asju selles kinnisvaras. Ära ole kramplikud, ära ole ahne. Mul on olnud sellist olukorda, kus ma istun notari laua taga,
Müüja on vanem memmekene, ostjad on 2 noort kuti, kes siis nagu ostavad ettevõttele, hakkavad siis välja üürima seda korterit. Neil oli läbi räägitud mööbli osas, aga neil ei olnud potide ja pannide osas midagi läbi räägitud ja memmeke ütleb, et tema võtab need kaasa. Ja poisid ütlevad, ei, me tahame need endale. Ja saad sa aru, nad vaidlevad täiesti mõttetu asja üle. Sa aru, neid ei kannata isegi taaskasutusse kuskil viia, nad on nii vanad ja räämas. Ja ma istusin seal notari büroos, issand jumalis, see tehing jääb ära, nii tuline vaidlus, 100 000 kinnisvarand vaidled mingite potide ja pannide pärast. Et ära ole selline nagu, ära ole ahne, ole valmis mingite järeleandmisi tegema. Ja kui mõni asi on sul tõesti sellise emotsionaalse väärtusega, ütle seda ostjale, ütle teatavalt, ma ei tea, võt selle laua tegi mu vanaisa näiteks või ma ei tea, minu tütar õmbles need kardinad. Et ostjad on tegelikult üsna mõistlikud, nad väga hindavad, kui sa ütled, et see on emotsionaalse väärtusega mulle, nad ei hakka selle pretendeerima, mul ei ole kordagi sellist kogemust olnud. Aga kas tavaliselt jäetakse mööbel üldse sisse või pigem mitte? Jaa. Vanasti vaata oli, ma mäletan, et 90-ndatel oli nii, et isegi pistikud võeti kaasa. Mäletad seda aega? Ei, ma olin siis koolilaps. aga näiteks vanasti võeti, ma mäletan 90-ndatel võeti kaasa pistikud ja köögimööbel isegi või võeti kaasa. Või ma ei teadnud sellest. Päris huvitav. Ja nende, mis need on, need plokkelamud, vaat. Nendes võeti kõik kaasa, laelambid, pistikud seintest, mõned kakust isegi ju liistud aravad. See oli 90-ndate keskpaik, 95 niimoodi, ma mäletan, see oli nii crazy, ma ei mäleta, kas me kolisime kuskile või kolisime ära või keegi kolis, siis ma mäletan, et pistikupesad pidi ka nagu pistikud pidi ise ostma, sest nagu see, kes ära kolis, võttis kaasa need lihtsalt, kui crazy vaata. Aga äkki on asi selles, et mitte midagi polnud saada, kõik olid nii vaesed. Ma ei tea, voodides ei olnud midagi. Ma ei oska öelda, see on nagu nii crazy, jah. Eestis on õnneks see hea, vaata, et on tekkinud see kultuur ka, et kui sa tahad kolida ka, siis isegi üürikorterites on paljudes vaata mööbel sees juba, vaata. Et vanasti vaata oli see, et igale poole sa pidid ise mööbli panema, aga kui sa lähed näiteks Soome, siis Soomes on näiteks ikka veel see kultuur, et kõik ostavad mööbli ise, vaata. Need uued elanikud siis või? Ja just, et tõesti, aga vaata Eestis on just see, et kui sa kolid just näiteks kuskile, eriti kesklinna korterites paljudes, vaata on mööbel juba sees, et sa kolid, tuled oma kohvriga ainult ja siis on nagu see, et... Ja teate, hästi paljud ei tahagi seda mööblit kaasa võtta. Nad ei taha seda, neil on see, see nendeks liigne vaev, neil võib-olla ei ole mingid suvilad, kuhu seda ära viia. Ja siis nad peavad mingi kolimisteenuse tellima ja veel täiendavalt maksma, nad ei tahagi seda mööblit, väga sageli öeldakse, et jätke endale ja siis ostja ütleb, ma ei taha, jätke teie endale. Vanasti võib-olla oli mööbel kallim ka vaata, sellepärast, et meil oli nagu krooni aeg, siis krooni ajal tundus kõik asjad kallimad, aga euro ajal vaata, kõik on nagu stabiilsem nii-öelda siis nagu muu maailmaga. Üks asi, ma lugesin netist või kuulsin mingisugust video, ma mõtlesin, et ma küsin selle ka järgi, et vaata, kui sa võtad korteriüürile, siis sa üldjuhul on tagatis seal 1 või 2 kuu või isegi 3 kuu tagatis on ole. Kas see vastab tõele, et nagu selle pealt nagu peab, nagu kui sa oled näiteks, mina näiteks võtan siis sinu käest korteriüürile, ma annan sulle tagatiseks 2 kuu üüri, kas sina pead maksma mulle siis intressi selle pealt, et sa hoiad minu tagatise enda käes või see on nagu... Ma kuulsin seda asja, aga samas nagu make sense. Kus sa kuulsid seda? Ma kuulsin mingist videost, ma võin saata sulle pärast. Ja see nagu make sense tegelikult, aga sellepärast, et nagu sa ju annad kellegile hoiule seal raha, aga samas, mis on hästi huvitav, on see, et see, kelle käest mina nii-öelda siis Tallinnas olen nagu korduvalt üürinud, siis tema näiteks on tagatised on täpselt sama ümbrikuga tagasi mulle. Mis teema sellega on? Ma lihtsalt mõtlesin, ma küsin järgi, et see on nagu mul isiklik huvi. Ja tead... Võimalik, et mingid seaduse muudatused on olnud ja selline nõue on nüüd olemas, aga ma isiklikult ei ole sellega kokku puutunud. Küll ma tean aga seda, et kui üürnik annab sulle tagatisraha, siis seda raha teoreetiliselt peaks hoidma eraldi kontol nagu sinu enda rahast nagu eraldi. Sa seda kasutada ei tohi? Jaa. Aga intressite koha pealt tõesti on vastuse võlgu, ma ei tea, see on midagi uut minu jaoks. Võib-olla ma ütlen, et ma ei ole selle üüri businessiga nagu nii palju sina peal, ma nagu
ma tegelen lühiajalise üüriga, see on nagu rohkem minu teema. Aga kas nagu, ma mõtlen, et kui tahaks investor olla ka näiteks, et kinnisvara osta, kas nagu pigem see flippimine või siis nagu üürile andmine või vaata lühiaja üürid suvel on ju, et kui on hooajad, et milline nagu on kõige nagu siuksem tulutoovam või siuksem, et ma mõtlen just nagu seda asja, et mul vend just nagu rääkis siin mingi aeg, et ta tahaks nagu mingit Eestisse mingit kinnisvara kosta, et nagu tal juba teises riigis on, vaata, aga Eestis pole veel, vaata. Jaa, et ta tahab osta mis eesmärgil, et siis flippida või? No ta töötab lihtsalt ja tal jääb raha üle, vaata, kuhugi võiks seda paigutada. Kuskile paigutada. No vaata, kui sa ise ei taha nii palju mässata, siis muidugi see üürimine on selline üks variant. Aga kui sa oled selle mässaja, tahad kaasa mõelda ja fantaseerida, otsida mingeid uusi põnevaid lahendusi ja sul on keegi nagu, kas sa ise oskad ehitada või sul on hea selline koostööpartner, siis muidugi see flippimine on üks tore asi, aga ega see flippimine ei ole nii, et ega need korterid ei oota sind, kõik tahavad neid kortereid, neid ägedaid kortereid, kus on võimalik siis nagu tulu teenida, sest inimesed, nad hea meelega ostavad, isegi vanemas majas ostavad näiteks korteri, mis on ilusa remondiga. Ja seal on võimalik päris korralikult teenida, aga sul peab olema see valmisolek, sul peab olema see visioon ja viitsimine, et kui sinu näiteks, mõtetakse olla kas su vend või keegi teine on teises riigis, ta peab ikka seal koha peal käima või tal peab olema keegi nii-öelda objekti juht, eks ole, kellega ta koostööd teeb. Eks kui sa alustad nagu ühe korteriga, siis oleks ideaalne, kui sa alustad oma mingis kodulinnas või kuskil. Ma arvan küll, aga need inimesed on erinevad. Ma tean, et Ida-Virumaal tehtakse ka igasuguseid trikke. Seal vist saab 500 € korteri. Saabki. Ja tõesti saab. Ja kusjuures mul on hästi naljakas lugu selle kohta, sest mul on siis üks väga hea, väga lähedane inimene, kes on sellega päris hästi kursis, et lugu sellest, kuidas igale kinnisvarale on olemas ostja. Et ostiski see minu tuttav siis, eks ole, lähedane inimene, ostis kinnisvara, ma ei tea, kas tuli 400 või 500 €, aga ostis enampakkumisega ja korter oli nii, et esimesel korrusel, trellid ees, kortermaja, radikaid ei ole. Ja ta alles pärast sai teada, et radikaid ei ole, mõtleb, no nii, kuidas ma seda müün siis, kes see seda ostab. Pani natukene hinna kõrgemaks ja tuligi esimene ostuhuviline ja ütles, oi, kui hea korter, trellid ees ja radikaid ei ole, aga see inimene müüja ütleb, et aga no radikaid ei ole, et kuidas te siin elama hakkate, aga ma talvel siin ei elagi, ma elan ainult suvel ja vaata, kui hea küttearveid siis ei ole. Ei ole küttearveid siis, jah? Ma ei tea, aga minu meelest peaks olema see ruutmeetri põhine, aga niimoodi see inimene arvas, et see on jumala äge korter. Et päris huvitav, et igale kinnisvarale on olemas ostja. Üks isiklik küsimus veel. Hästi palju hirmutatakse praegu inimesi ja ütleme need, et ma ei saaks öelda, et need on vandenõud, vaid nagu need on täiesti nagu World Economic Forumi ja nende lehtedel on olemas ka see asi, et vaata, et nagu on see agenda 2030, et sa ei oma mitte midagi ja sa oled õnnelik ja mida iganes sellist, et kas see on see midagi, nagu mis sinu arvates inimesed peaks nüüd kartma, et mitte kinnisvara soetada või pigem nagu see on siuke, et see on siuke kultuur pigem, kuhu suunda see asi nagu läheb, vaata, me ennem rääkisime just sellest ka. Me hästi põguselt, et mitte omada siis kinnisvara või just, et ma mõtlen, et kas me läheme, ma lihtsalt tean seda asja, ma ei ole ise sellesse nagu nii süvenenud. Ma ei ole väga palju süvenenud, võid natuke nagu valgustada. No ühesõnaga, et mingisugune on World Economic Forumi mingisugune kampaania, et sa ei oma mitte midagi, sa oled õnnelik, 2030 mingisugune teema, et me rendime ainult autosid ja elame üürikorterites asjades. Et kas võib juhtuda ka niimoodi, et sa näiteks elad täna või ostad täna endale üürikorteri või näiteks, või tähendab, ostad endale kinnisvara ja siis keegi kuskil tuleb ja võtab selle ära. See tundub suht ulmeline tegelikult minu arvates, aga pigem nagu, mis sinul lihtsalt selle nägemus nagu täna on. Ja kas teil on kuskil võib-olla kinnisvara maakleritega sellest räägitud või midagi sellist? Ei ole? Ma olen sellest väga kaugel. Ma ei oska kommenteerida. Tundub selline natuke lillelapse teema. Selline elame autos, et ma mõtlen ise sama, et see võib-olla tundub selline olevat, et vaata nagu just me ennem rääkisime ka, et seal Hollandis vaata, et on vaata suur ettevõtted, kes monopoliseerivad, aga samas kui sul endal ikkagi kinnisvara olemas on, siis suht ebatõenäoline, et keegi tuleb ja võtab sult selle ära käest, vaata, et miks niimoodi peaks juhtuma, vaata.
Tõesti, ma ei ole sellise asja peale kunagi mõelnud. Ja tundub ulme, jah? Ma arvan, et mingis mõttes ei ole midagi enam ulmet, aga kõik asjad on alati võimalikud. Mis mõttes sa mõtled, et midagi pole enam ei, ma lihtsalt vaatan, mis maailmas me tänapäeval elame, eks ole. Mis on sinu jaoks kõige ulmelisem asi, mis on teoks saanud? Covid näiteks. Yeah. See, et 2 meetrit distantsi hoiame ja ma ei tea, et no see tundus päris crazy, et peale seda tõesti, no ma ei tea, tulnukud võivad ka tulla, et mitte midagi ei üllata. Et selles suhtes ma ei imesta, kui mingid asjad toimuksid, aga ma hästi ei usu. Ei usu pigem, jah. Pigem mitte. No Covid ajal oli üldse naljakas see, et 9 õhtul vist ei tohtinud 6 hommikul väljas olla, et kas see viirus on väljas, mingi öösel käib ringi või? See tundus natuke veider olevat. Kuule, no mina olin ju ka, alguses ma suhtusin sellesse niimoodi ja lõpuks ma ikkagi lasin ennast, ma arvan, et 2 korda vist vaktsineerida. Okay. Et ma ikkagi lõpuks läksin kogu selle mölluga kaasa. Yeah. Et hirmutati ära. Aga kui täna tuleks, mis siis täna teeksid? Ma mõtleks kriitilisemalt kindlasti, aga ma usun ka seda, et see viirus reaalselt oli olemas ja reaalselt vanematele inimestele see oligi kahjulik. Ja tänu sellele ma olin väga ettevaatlik, kui ma käisin näiteks vanemate juures külas. Ma enda pärast ei kartnud, ma kartsin oma vanemate pärast, kellel on nõrk tervis või näiteks üks minu sõber, kes taastus vähi seljatamisest, et selliste inimestega ei tahaks ju kohtuda ja nende enda pärast. Et see Covid ikkagi oli või on olemas või oli olemas, aga muidugi ma ei oska öelda. Mina arvan seda, et eks meid natuke kasutati ära ka selle Covidiga. Natukene või siis isegi päris palju aina. Et selles nagu Okei. Me ennem rääkisime ka sellest, et sul olid mingid 2 kasulikku müüginippi, ma panin kirja endale. Mis need on? Kui tänane kuulaja midagi võtaks kaasa sellist, et vahepeal on lihtsalt, et kuulad, aga ja mis ma siis kuulasin, mis kasulik ma teada sain. Et on üks olemas selline huvitav asi nendele, kes tahavad oma kinnisvara ise müüa. Kuidas me tavaliselt saame teada kinnisvara turuväärtust? On olemas selline asi nagu hindamisakt. Kui sa tahad kõlada professionaalselt, siis tuleks öelda eksperthinnang. Ja sageli inimesed arvavad, et ma pean selle eksperthinnangu tellima, siis ma saan teada oma kinnisvara turuväärtust. Ja sealt on väga hea siis seda müügihinda siis kujundada, kas ma lähen siis ülespoole või ma lähen allapoole. Ja see eksperthinnang, see on ikkagi paarsada eurot. Ma ütlen, et ma vaatasin just hiljuti, selline tüüp korteril hakkab ta kuskil alates 300-st. Ja võt need inimesed, kes ei vaja seda dokumenti, sellepärast, et see eksperthinnang on dokument. Seal on mingid tabelid, graafikud, võrdlevad tehingud, ehk siis kutseline hindaja, kes selle eksperthinnangu valmis teeb, tema peab kuidagi tõendama, et minu arvamus põhineb volt sellel. Aga sageli meie müüjad ei vaja seda mitmeleheküljelist seda analüüsi. Meil on vaja kõigest seda hinda. Et on selline teenus, mida kinnisvarabürood kõva häälega välja ei ütle, aga mida sa saad küsida. Ja on olemas selline asi nagu hinnastamine. Ja see on umbes poole odavam. Ja hinnastamine, sa võidki küsida, mina sooviksin oma kinnisvarale hinnastamist, mitte eksperthinnangut, aga hinnastamist. Ja võid see on arvamus. Selle arvamusega sa ei saa minna panka ja midagi nõudma hakata. See on hindaja arvamus, aga see on väga väärtuslik arvamus. Ja kui seda hinnastamist küsida, siis minu soovitus on pöörduda mitmesse kinnisvarabüroosse, sest võib juhtuda nii, et mõni ei vastagi sulle. Aga mõnes võib-olla hindaja on just hiljuti teinud hindanud näiteks analoogset korterit. Ja kui lihtne ta on sulle. Temal on kasulik, eks ole, ta saab mingisuguse raha ja sinul on kasulik, sa saad poole odavamalt teada seda numbrikest. Aga kui sa vajad dokumenti, siis muidugi peab olema eksperthinnang. Aga kas kinnisvara hinnas on ka niimoodi, et sa võid ükskõik mis hinna määrata või mis, kuidas, nagu ma mõtlen nagu? Müügihinnaks. Ja näiteks panedki mingi. Panegi. Võib-olla mõni tuleb ja ostab ära. Seal võib olla päris ka niimoodi, et mõni võib-olla tuleb. Tšuki. Aga lihtsalt see on vähe realistlik. Kui sul on mingisugune selline kinnisvara, mis on hästi eksklusiivne. Mingid reguleeritud pole see või? Ei ole. Ei ole. Ei ole.
Sul notar võib ainult mainida, et noh, tegelikult tal ei ole seda õigust minu meelest, aga nad on vahepeal niimoodi öelnud, olete kindel, et tahate seda osta. Et tõesti, sa võid panna ükskõik millise hinna lihtsalt, küsimus on selles, kas see ostetakse ära. Lõpetuseks, kui inimesed tahaks siis sinu kohta rohkem teada ja seda, mida sa teed ja abi võib-olla, siis see leht oli... See leht on siin, minul särgi peal. Minamaakler.ee Minamaakler.ee Inimene, kes tuleb lehele, tema ongi maakler. Mitte mina ei ole tema maakler, vaid tema on maakler. See on minu selline visioon ja minu missioon. Ja siis sinu lehelt saab näha ka seda, et nagu postitusi asju võib-olla ja uudiseid. Tead, ma ei ole veel blogiga tegelema hakanud, aga see on mul plaanis. Aga kõige rohkem selliseid lühikesi nippe leiab Facebookist, ma mõtlen just seda, et näiteks, et kui oleks vaja teada, et mis praegu kinnisvaraturul toimub, et kas tasub, et kuidas võib-olla äkki kas sinuga ühendust võtta või kuidas nagu soovitaksid? Jaa, minuga on võimalik ühendust saada küll ja nõustamist ütleme. Põhimõtteliselt küll ja sest nõustamist ma olen teinud küll ja sellest on päris palju kasu, kui inimene, kinnisvaraomanik ise toimetab, aga näiteks kord nädalas teeb minuga videokõne, kuule, mul läks niimoodi, nüüd on mul selline klient tulemas, kuidas ma peaksin toimima. See on ka üks variant, lihtsalt ma ei tea, kui paljudele inimestele mind jagub. Minu videokoolitused on üles ehitatud just sellised, et sa saad sealt kogu info kätte, minu hinnangul. Sest ma olen tõesti proovinud seda teha mitte selliseks akadeemiliseks, 8 tundi sa istud ja kuulad, eks ole, vaid ma vaatasin just hiljuti, minu üks koolitus on 16 minutit ja sa võid selle kiirenduse peale panna. Et eks ole, aeg on raha, meil ei ole kellelgi aega sinnast koolitada ja siis okei, nüüd ma olen valmis, nüüd ma olen oma kinnisvara müüma. Ma arvan, et minu koolitused kokku on kuskil 2 tundi. Kõige rohkem, seal on 6 koolitust. Minu meelest on see kõik, kogu see müügiprotsess ja see, mis hakkab toimuma peale müüki, kui tundub, et no kõik tehtud, raha käes. Et seal on ka väga palju olukordi, kuidas enda selja tagust kaitsta. Jagatud etappidesse, kes tahab, kellel on kõik selge, kuulutus on imeline, fantastiline, okei, võib-olla sa tahad teada, kuidas kaubelda. Jagatud sellistesse plokkidesse. Ma usun, et sellest võib olla palju kasu ja kui ei ole soovi osta, mine lihtsalt vaata. Kui sa läbi töötad selle info, mis seal on 6, iga koolituse all 6 koolitust on tasuta info, on panigi tasuta info, inimestel meeldib tasuta. Et vaata, loe, mis seal on, sa võid sealt juba saada väga kasulikke soovitusi. No võt siis, niimoodi meil see tund aega ja 20 minutit läks. Ja, aga tead mis või? Ma tõin ju selle Tartust väikse kingituse. No nii. Ja, et mina mõtlesin, et mina tulen siia ja ma tahan tuua midagi eksklusiivset, mida Tallinnas ei ole. Nii. Siis mõtlesin, mis olla võiks ja mõtlesin välja. Minul on üks hea sõber, kellel on Tartus pruulikoda ja tema ütles, et on temal just välja tulnud sellised ägedad karastusjoogid, mis on tervislikud. Ja see on päris raske, aga pingutasin sinu head. Nii, selline asi. Juhin tähelepanu, kui ägedad nimed seal on. Anderson, jaa. Selline huvitav asi, jaa. Näiteks nagu Basil Udus, Maria Thunder, et nagu sellised vaimukad nimed. See on siis... Mis asi täpselt, kus ma näen? Need konkreetsed on karastusjoogid, need on alkoholivabad, aga muidu see pruulikoda toimetab sellega. Kus kohast inimesed saaks osta neid, kui nad tahaks? Veebist saab osta. Ja mis see veebileht on üldse? Ma pakun, et see on Anderson. Anderson, okei. Väga huvitav, aitäh selle kingituse eest. Palun. See oli siis selline põnev saade meil ja... Kui teil see meeldis, pange like, jagage ja otse loomulikult kommenteerige, mis te arvate sellest kõigest ja kui te pole ka subscribe'inud, otse loomulikult ka seda. Aga ega muud midagi ei ole, aitäh, et tulid. Aitäh, ja ma arvan, et me võiks isegi veel selliseid saateid teha, sellepärast, et väga põnev oli. Aeg läks tund 20 lihtsalt sõrme nipsust, et jah.